Hommikust kõigile ilusat reedet. Mul on suur rõõm olla siin koos Aleksandriga, kes on minu elu ka mõjutanud. Me just enne rääkisime siin Zoomis, kuidas paar sellist head mõtet, mis on mind ka edasi aidanud ja kandnud, aga tänaseks teemaks on siis ärimudel ja väga oluline teema, kui tahad ettevõtjana siis edasi tegutseda jätkusuutlikult. Tere tulemast, Aleksander, veebikooli turundusampsu. Tere Marika, mul on ülihea meel olla siin, see on tegelikult väga suur au ja vastutus, sest iga sõna, mis ma ütlen, võib mõjutada samat moodi nagu sind kedagi teist, aga ma olen hästi ette valmistunud. Väga tore, aga nii põnev oleks kuulata kõigepealt sinu enda ettevõtlusteekonda, kuigi see on päris pikk, nagu sa juba mainisid, sa alustasid väga varakult, aga äkki väike kiire läbilõige. Palju meil aega on? Ma tegelikult sukeldusin ettevõtlusse juba keskkooli ajal. Nii et ülikooli minnes, Tehnikaülikooli sisse astudes oli mul juba oma esimene ettevõte ja me tegelesime sellega, et tõime naaberriikidest beebibuumi ajal lapsevankreid. Ja sellest järgmine etapp oli siis tehnoloogia ettevõte, kus me koos hea sõbraga tinutasime ja turundasime mänguarvuteid aastal 91 ja aga siis tulid päris asjad, et ma olen ehitanud üles puidu tootmise ettevõtte, mööbli tootmise ettevõtte. Oleme abikaasaga koos ligi 22 aastat tänaseks arendanud oma sisearhitektuuri brändi ja viimased 14 aastat ma olen tehnoloogiamaastikul nii asutaja rollis kui ka mentori rollis Tehnopoli startup inkubaatoris. See on nüüd kõige lühim versioon. Väga hea. Oi, kuidas tahaks kuulata kõiki neid õppetunde lähemalt, aga ma usun, et seda sa jagad oma kanalites, sotsiaalmeediakanalites ka tõenäoliselt. Tead, kõike ei jaga, sellepärast et vaata need 90-ndad, mu abikaasa ütleb, et sa pead ükskord raamatu kirjutama, aga mitte veel, sest nii paljud on veel elus. Okei, see ootab oma aega. Ja. Ja, aga võib-olla kõigepealt alustakski sellest, mis asi see ärimudel üldse on? Ja, mis see äri üldse on? Alustame sellest. Minu jaoks ettevõtja on see inimene, kes läbi oma ponnistuse lahendab teiste inimeste probleeme raha eest. Ja siin me jõuamegi nüüd selle ärimudeli juurde, et me peame aru saama, kelle probleemi me lahendame, mis see probleem täpselt on ja mis on need viisid ja vahendid, kuidas me kõige paremal viisil saame neid lahendada nii, et see lisandväärtus oleks maksimaalne. Ja et selle eest keegi oleks nõus meile ka tasuma. Lühidalt nii. Kas ärimudel on kohe alguses nagu paigas ettevõttel või see saab ka muutuda või kuidas selle ärimudeli paikapanemisega on, et meie tänane pealkiri on ka, et kuidas leida enda ettevõtte jaoks sobiv ärimudel? Ma võin tuua jälle võib-olla mingid sellised isiklikke näited, et kui me näiteks lansseerisime Palazzo, siis algselt see oli sisearhitektuuri stuudio suures kaubanduskeskuses. Seega inimesed, keda me teenindasime, olid kõik, kes sisse astusid. Eks ole, meil ei olnud sellist väga selget kliendi fookust, sest me ei teadnud, kes on meie klient. Me alles kompisime turgu. Siis, kui selgus, et meie klient on vaat see ja see, hakkas välja kujunema see persona. Me hakkasime väga selgelt aru saama, kellele me suudame kõige rohkem lisandväärtust pakkuda, siis me profileerisime ümber. Ja meist sai võtmed kätte teenust pakkuv ettevõte, kus olid omavahel põimunud teenus ja toode, ehk siis sisearhitektuur, täismööbli lahendused, paigaldus ja kõik muu, mis sinna juurde käib. Ja paar aastat tagasi üks hea sõber kutsus mind digitaliseerimise meistriklassi. Ja see on nii vahva vaata olla teisel pool barrikaadi, sest tavaliselt ma olen nende meistriklasside mentor, aga siin ma olin mentee. Ja need samad minu head sõbrad ja kolleegid juhendasid minu ettevõtet. Ja meil tiimiga juhtus seal mitu sellist põhjalikku mindshifti, kus me jälle muutsime oma ärimudelit 20 aastat hiljem. Ja mil viisil, kui sa just nagu tead, kellele sa müüd. Kui sa just nagu tead, kellele sa kõige rohkem väärtust lood ja siis sa üritad nendele turundada,
kõigis võimalikes kanalites. Ja siis sa ühel hetkel saad aru, et nende samade märksõnadega nendele turundavad veel sajad teised ettevõtted. Et tegelikult sa ei ole konkurentsis. Sest sa oled päeva lõpuks liiga väike ja sul ei ole sellist turunduseelarvet. Siis sa pead aru saama, kus on see emalaev nii-öelda, mis juba teenindab meie kliente, kellega me saame kokku minna, koostööd teha. Meie ärimudel muutus koostöö ärimudeliks näiteks. Väga hea näide, sest ma näengi, et paljud alustavad ettevõtlusega sellepärast, et nad tahavad ennast teostada, nad tahavad midagi maailma paremaks teha, on ju, sina väljendasid seda, et nad aitavad inimesi raha eest, on ju, põhimõtteliselt. jah, aga tihti siis nagu, miks jäävadki, no ma ei tea, mis Eesti statistika praegu on, aga ega ta ikkagi ei ole väga rõõmus, on ju, alustavate ettevõtete osas, et 2 aasta jooksul pooled ettevõtted vist panevad oma uksed kinni, Rohkem. rohkem. Jah. okei, jah, et kas see, mu küsimus on see, et kas see viga on selles, et päriselt seda toodet-teenust ei vajata või ettevõtja lihtsalt ei leidnud sobivat ärimudelit? Neid põhjuseid võib olla märksa rohkem. Noh, kui me nüüd ärimudeli vaatest seda arutame, siis jaa, ma olen sinuga nõus, et üsna tihti, noh, me näeme kogu aeg, tekivad uued majutusasutused, tekivad uued toitlustusasutused, uued disainiasutused ja nii edasi. On ja sa tegelikult juba sisenedes sinna esimest korda saad aru, et ilmselt sa sinna rohkem ei satu. Eks. Ehk siis seal on mitu asja, kas nad ei ole päriselt selgelt oma toodet ära defineerinud. Ja kui sa mõtled kõigi nende kesiste kogemuste peale, noh, mida sa kliendina oled saanud näiteks viimase 2 aasta jooksul ja mõtle nüüd, kas need ettevõtted on alles. Kõige suuremad on alles, sest nad on pekki kogunud. Aga väikseid pühitakse sellepärast, et klient hääletab jalgadega, on ju. Ja neid pühitakse turult kiiresti ja nende asemel tulevad jälle keegi teised, võtavad seal oma koha kinni. Ja noh, ütleme, see on see product market fit, on ju, et sa ei suutnud sellele turule pakkuda väärikat toodet. Teine põhjus on tihtipeale arrogantsus. See on see, ma tean, ma tean, ma tean. Kui mu noorem poiss oli äkki 4-aastane, siis ma väga selgelt mäletan seda, kuidas ta esimest korda istus mul süles autoroolis ja ma küll vajutasin vaikselt gaasi ja me ühel kõrval tänaval õppisime sõitu. Ta oli õudselt pahane, kui ma sõrme rooli peale panin. Ma oskan, ma ise ja nii kui ma sõrme ära võtsin, mis juhtus, ta keeras üle. Vot see on see, mis juhtub väga paljude alustavate ettevõtetega, kui neil ei ole juhendajat, mentorit, nad keeravad üle. Ehk mis on see koht, kus sa õpid? Ja võib-olla see ärimudel on hoopiski kõige viimane selles järjekorras. Ma osalesin mõned nädalad tagasi ühel rahvusvahelisel konverentsil Stockholmis, kus peaesineja Uus-Meremaalt tõi näitena sellise mehe nagu Gilbert Enoka raamatut. How to be unstoppable vist, midagi sellist. Ja Gilbert tõi välja hästi vahva, hästi sellise selge struktuurse mudeli iga organisatsiooni jaoks ja see loomulikult puudutab ka erasektorit ja ettevõtlust. Ehk kui me mõtleme nende 3 tahu peale, mis on kõige-kõige olulisemad igale organisatsioonile, loomulikult on skill set hästi oluline. Meie oskused on hästi olulised ja me peame kogu aeg töötama nende kallal. Maailm muutub, meie oskused peavad muutuma. Noh, teine on see mindset, mida ma olen tajunud lõviosal meie ühiskonnast, et tegelikult seda ettevõtja mindset ei ole. Inimesed on ettevõtlikud, aga nad ei ole ettevõtjad. Erinevad asjad. Eks? Ettevõtlik inimene tahab enne olla kindel ja siis teeb. Ettevõtja astub sinna ebaselgusesse ja siis õpib. Aga kõige olulisem baas, millele need 2 toetuvad, on struktuur, süsteem. Ehk kui sa oma protsesse tegelikult läbi mõelnud ei ole, siis väga tõenäoliselt kaldud sa mängust välja. Protsessid. Ja väga tihti
kui ma satun konsulteerima mõnda väikest või suuremat või isegi väga suurt ettevõtet Eestis või mujal ja ma saan näiteks kokku müügiosakonnaga ja müügiosakonnas on säravad silmad, kõik on motiveeritud, kõik on nagu selge, ma mõtlen, miks ma siia tulin? Neil on kõik hästi müügis. Ja siis ma enne, kui teen oma slaidid lahti, küsitlen neid ja tead, kuhu me jõuame alati? Protsessidesse. mm. Et sakivad protsessid enamikes ettevõtetes. Müük võib olla äge, toode võib olla äge, aga kui sul seda kõike nagu ühe joone peale väga selgelt läbi mõeldud pandud ei ole, no siis tõenäoliselt sinu konkurendil on. Mm. Väga äge kolmnurk, mis sa tõid välja. Ja mis sa näed, mis on sellised nagu, sa oled nii palju puutud kokku alustavate ettevõtjatega nagu noh, startupidega või ka traditsiooniliste ettevõtjatega, eks ju, noh, ma mõtlen Jah, toruluksepad, juuksurid. Mis sa jah. näed, mis on need kõige sagedasemad vead, mida kohe alguses tehakse? Mhm. Võib-olla üks sagedasemaid vigu tuleneb sellest, et kas ma võin slaidi jagada? Ja, Ma jagaksin oma lemmikslaidi, sellepärast et see slaid peaks olema iga ettevõtja laual konstantselt. Nii kaua, kuni sa kavatsed areneda, sa ei tohiks seda slaidi eest ära võtta. Ja kui ma panen selle slaidi alustava ettevõtja ette, siis küsin, kus kohas sa tahaksid alustada siin? Mida lahata kõigepealt? Mis sa arvad, kuhu nad kõigepealt lähevad? ma tegin mikrofoni. Kuhu nad kõigepealt lähevad, jah? Millise segmendi Kliendid juurde? äkki? Ei lähe, nad lähevad probleemi juurde. Noh, vaata, sina oled no, väga teadlik protsessides, eks ju. Loomulikult me läheksime sinuga klientide juurde. Inimesed tulevad turule mingi valmis ideega, mida nad on testinud täpselt 3 inimese peal. Ehk nende kodune töö on tegemata, nende konkurentsianalüüs on tegemata, nende hinnaanalüüs on tegemata ja seetõttu nad lähevad lahendama probleemi, millele tihtipeale ei ole klienti. Miks nad seda teevad? Sellepärast, et visuaalselt neile tundub, et see on õige. Ja täna, kui me juhendame alustavaid ettevõtjaid nii tehnoloogiasektoris kui ka sellest väljaspool, kuigi ma ütleks täna niimoodi, et kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted. Ja päeva lõpuks kõik ettevõtted, kes aktsepteerivad digitaalseid makseid, on fintech ettevõtted. Lepime sellega ka. Ja siis vahet ei ole, kas on skaleeritav ärimudel või kohalik ärimudel, siis ma ütleks, et liiga vähe kliendi intekaid algusest peale ja jooksvalt. Sest seda kliendi tagasisidet on vaja saada konstantselt, kogu aeg. Turg muutub nii neetult kiiresti, et kui sul pidevalt oma kliendiga suhtlust ei ole, siis aasta pärast see ei ole enam relevantne. Ja alles siis, kui sa kliendiga oled ära suhelnud ja oled välja selgitanud, mis on see lubadus, mida ta sult ootab, alles siis me saame minna probleemi juurde. Sest ka probleem muutub. Ja selle kohta on öelnud Albert Einstein omal ajal, kui üks tema üliõpilastest jooksis talle järgi kuskil tänaval, ütles, et õpetaja, eksami küsimused on samad, mis olid eelmine aasta. Et kas see juhuslikult juhtus nii? Ja professor ütles, et ei, vastused on muutunud. Küsimused võivad ju samad olla. Nii et põhiviga, mida me teeme, on see, et me ei räägi oma klientidega. Just. Kas sa annaksid mõne hea nõuande, et kuidas kõige parem oleks, et sa ütlesid, et see ei ole ainult alguses rääkimine, vaid tegelikult see peaks olema protsessidesse sisse kirjutatud ettevõtte sees, on ju, et sa pidevalt suhtled. Kas sul on mõni hea nipp, tööriist, midagi, kuidas seda kirjutada enda protsessidesse, seda dialoogi kliendiga? Jaa, muidugi. Noh, tehnoloogia mõistes on seda nagu ääretult lihtne teha. Sest kui sa mõõdad oma protsessi oma veebilehel, kui sa kaardistad ja mõõdad, kuidas kliendid käituvad sinu keskkonnas, siis sa saad sealt tegelikult läbi heatmap'ide kõik need vastused kätte. Sa saad aru, kus nad ära kukuvad, sa saad aru, kus nad edasi ei lähe, sa saad aru, kus nad kõige
kauemaks mõtlema jäävad, on ju. Aga juhul, kui sa täna veel ei kasuta reaalaja majanduse tööriistu, vaid jätkuvalt vahetad nendega käsitsi kirjutatud meile, siis on mõnevõrra keerulisem. Siis on vaja see vana kool käivitada ja ikkagi kirjutada endale protsessidesse pidevalt sisse, et oma püsikatega käia kohvi joomas. Mulle meeldib see ja me korraldame event'e, kuhu kutsume oma püsikad siis mõlemalt poolt. Vaata, kui sa toimetad näiteks disainimaastikul, siis me ei nimeta neid klientideks, nad on tegelikult meie partnerid. Siis meie partnerid on teised sisearhitektid, meie partnerid on teised arundusettevõtted, on kinnisvaraettevõtted, meie partneriteks on tegelikult ka osad meie kliendid, kes soovitavad meid. Sisuliselt on ta ju meie partner sellisel juhul, on ju. Ja me korraldame event'e ja kutsume nad sinna kohale ja võtame sealt peegeldust tagasi. See on selline kõige lihtsam viis. Ja üks meeletult hea raamat, mida ma soovitan kõigile meie startupidele vähemasti, kannab nime MOM-test. Mul on ta PDF-is olemas, ma saan ta julgelt sulle jagada, et kui kellelgi on pärast huvi, siis võivad su käest küsida. Ja see on metodoloogia, kuidas neid küsimustikke ja intervjuusid ette valmistada ja läbi viia nii, et sa saaksid tegelikke vastuseid. Sest tihtipeale me üritame oma klientidele ja kasutajatele vastused ette anda. Et kas nii või naa, aga vastus on võib-olla hoopis mingi kolmas, aga kui tal on 2 valikut, siis ta annab sulle ühe nendest, eks ole. Ja me oleme saanud oma klientidelt ka nii palju sisendit ja tagasisidet selle kohta, milliseid teenuseid veel lisada. Näiteks meie tiim ehitab praegult Eestis täiesti uut nagu üliägedat kasutatud raamatute müügiplatvormi. Võite juba testima minna, selle nimi on Raamatuhai, ta on juba täiesti üleval. Kui teil on kodus raamatuid, millest tahate lahti saada või vastupidi, otsite mingit teost, siis tõenäosus, et te saate selle sealt on suur. Ja alles paar päeva tagasi, kui ma käisin Hiiumaal ühte koolitust tegemas, siis ma sattusin praami peal kokku kolleegiga, kes on tehnoloogia maastikul olnud kogu oma karjääri praktiliselt, on hästi tark inimene. Ja ma pitchisin talle meie seda projekti, mitte ideed enam projekti, eks ole. Ma sain nii palju väärtuslikku tagasisidet, et ma kohe võtsin meie tegevjuhi kõnesse ja põhimõtteliselt pool tundi seal praamil me saime tagasisidet meie tulevaselt kasutajalt. Ehk see on võib-olla veel üks asi, et räägi oma asjast kõigile. Ole see pitchimise masin. Ole uhke selle üle, mida sa teed. Ära karda, et keegi sind kopeerib või ära teeb. Ei tee. Ja väga hea. Kui rääkida veel sellest ärimudelist, et kuidas need ütleme nii, et kas on olemas mingid sellised nagu ärimudelite tüübid, et kui ütleme, et ma alustan täiesti ettevõtlusega, ma isegi ei tea, millist nagu tüüpi ärimudelit valida või siis ikkagi need ärimudelid tekivadki, nagu sa ütled, dialoogiga kliendiga ja siis lihtsalt, kuidas need millised on need, kas on olemas ärimudeli tüübid, mille hulgast valida? No loomulikult sa päeva lõpuks pead aru saama, kas sa osutad oma teenust näiteks erakliendile või ärikliendile. On see siis B2C äri või B2B äri. Võib-olla sa osutad oma teenust või müüd oma toodet erakliendile ärikliendi kaudu. Nii nagu mitmed meie ettevõtted teevad. Ja sellisel juhul on see B2B2C. Võib-olla see toode on suunatud valitsusele hoopiski või avalikule sektorile. Siis on see business to government. Ehk see algusest peale määrab suuresti protsessid, mida sa pead läbima, eks ju. Sest kui sa teenindad valitsust või kavatsed, ütleme, erasektorit või avalikku sektorit teenindama hakata, siis sul on hoopis teised protsessid, sul on hoopis teistsugune vastutus, sul on hoopis teistsugune juriidika ja hoopis teistsugune andmete säilitamise mudel ja vastutuse mudel ja kõik muud selline takka. Ma toon võib-olla jälle hästi lihtsa näite. Üks meie portfelli ettevõte, kes käis ka kõik need meie kiirendid läbi ja siis me aitasime neil raha tõsta mõni aasta tagasi. Nad tegelevad väga süvatehnoloogiliselt keelemudelitega. Ja
Nende esimene visioon oli siis see, et nad üritavad müüa ennast no, näiteks politseile, näiteks Päästeametile, haiglatele, aga lõpuks see kadalipp oli nii keeruline, et me mõtlesime, meil lihtsalt ei ole selliseid vahendeid ja seda aega, sest müügitsüklid on seal meeletult pikad. Järgmise aasta eelarvesse sind veel ei panda, võib-olla ülejärgmise aasta eelarvesse, siis sa pead minema kellegi olemasoleva teenusepakkuja kaudu, kellele sa annad umbes pool kasumit ära ja nii edasi. Ja siis me lõime käega, ütlesime no, me läheme erasektori poole. Ja täna see teenus väga edukalt töötab noh, põhimõtteliselt pankades, finantsasutustes ja kindlustusseltsides üle maailma. Mm. Et see oli suhteliselt raske otsus, sellepärast et me nii-öelda teritasime seda toodet algselt hoopis teise sektori jaoks, aga noh, kui sa oma rahavood paika paned, siis saad aru, et sa sellel väljakul täna mängida ei saa, sa ei ole valmis selleks. Mm. Väga head on need praktilised näited ja need üldse see sõna, kuidas sa kasutad ka, et rahavood paika ja siis sul selgub, on ju see ärimudel. Kas sul on veel mõni näide sellest, et mõnest ettevõttest, kes on samamoodi siis nagu algselt läinud turule võib-olla mingi teise ideega, aga nüüd siis on pööranud oma ärimudelit? Ja kui ma 21. aastal TalTechis magistrantidele loenguid andsin, siis meil sattus hästi vahva tiim sinna, insenerid. Ma täiega armastan insenere, sest nad on hoopis teistmoodi kui ärijuhid või IT-inimesed. Nad on need, kes nagu kätega päris asju teevad. Ja minu vanaisa oli insener ja ma ise olen kogu oma teadliku lapsepõlve kätega asju teinud. Ja meil tekkis hästi hea klapp nende kuttidega. Ja selle tulemusena me jõudsime sellisesse kohta, et meie kursuse lõpuks, mis siis lõppes enne jõulu vist, jah, ma ütlesin, minu eesmärk, minu unistus on see, et sellest kursusest tuleks vähemalt üks päris asi. Ja tuligi. Tuligi see üks päris asi, need 2 kutti võtsid minuga ühendust jaanuaris. Ütlesid, et kuule, meil on nüüd prototüüp valmis. Tule vaata. Me vaatasime ta üle ja noh, meil kõigil on kodus aknad, mis avanevad kuidagimoodi, on ju. Ja väga paljudel meist on kodus väga sarnaste süsteemidega, väga noh, ütleme samade tootjate aknad. Sest aken on suhteliselt standardne toode. Ja poisid töötasid välja vidina, mille sa kinnitad selle akna, ütleme, avakangi alla. Tal on sees andurid, mis mõõdavad õhuniiskust ja temperatuuri ja vastavalt sellele, kuidas sa programmeerid seda, avavad ise füüsiliselt akent ja sulevad seda. Ja kutid hakkasid kohe ehitama B2C toodet, et hakata seda kuskil lõppkliendile, lõpptarbijale müüma. Ja siis me hakkasime seda ühikuökonoomikat arvutama. Ja ma näitasin neile väga selgelt, et nende erakliendid ostavad nende käest ühe korra, võib-olla 10 tükki. Aga selle erakliendi kättesaamise kulu selle sama tehingu sooritamiseks on meeletult kõrge. Sellepärast, et esiteks keegi ei oska seda otsida, sa pead turgu kõigepealt harima hakkama. Eks ju, sul peab tohutu hulk content'i olema loodud ja SEO paigas ja kõik asjad. Ja siis sa pead seda üksikut kundet kuskil jahtima. Ma ütlesin, ei, poisid, lähme kuskile ema laeva juurde. Lõppes sellega, et nad testisid oma toodet ühe kuulsa akna vidinate tootja Šükoga ja tegid talle exit'i. Väga äge. Kas mõni näide on ka näiteks mõnest vabakutselisest, et ma tean, et meil siin veebikoolis ka on teenusepakkujaid, noh näiteks virtuaalassistendid, võib-olla turundajad, kelle eesmärk on ka siis tulnud ettevõtlusesse just sellepärast, et nad tahavad ise otsustada, mida nad, millal ja kuidas nad teevad. Kas mingeid selliseid häid ärimudeli näiteid ka sellistele inimestele, kes ei plaanigi kasvatada võib-olla ettevõtet suuremaks, võib-olla meeskonda suuremaks, tahavadki jääda ise nagu nii-öelda teenust pakkuma? Ja, ma olen viimase aasta jooksul teinud tihedalt koostööd IdaHubiga.
ja idahaab ongi suunatud, noh, algselt oli filmi multimeedia kiirendi, aga pärast viimast suuremat eventi me otsustasime, et me pöörame selle laeva natukene teist külge ja me nimetame seda digitaalseks storytelling uks, sest see on palju laiem kui lihtsalt film ja multimeedia. Ja tänu sellele me saime viimasele häkatonile palju ägedaid tiime. Ja mõnda nendest tiimidest ma praegult ka isiklikult nõustan. Ja minu viimane konsultatsioon ühe, noh, põhimõtteliselt ongi single founder, on ju. Hästi vahva tüüp. Ta, ta on absoluutselt geniaalne selles, mida ta teeb. Ta osutabki täpselt seda, ütleme, siis videoteenust sisuliselt, on ju. Teeb ägedalt post-productionit ja temal oli probleem. Probleem seisnes nimelt selles, et kui tal tuli kiire päring sisse ja klient tahtis teada hinda nüüd. Ja ta tuli kiirendisse mõttega ehitada selline tööriist, mis võtaks arvesse siis kõiki neid parameetreid, tehnikarenti, kilometraaži, päevade ja tundide arvu ja nii edasi. Kõike seda keerukust ja annaks kohese hinna. Et väljastaks kliendile kohese hinna. Ja ta hakkas seda tegema ja ta jõudis täna sinna, et see töötab. See nagu päriselt töötab. Ja nüüd tema ärimudel ju muutus, sest kuni üleeilseni oli ta filmitegija. Täna on ta IT-ettevõtja. Ja meie viimasel nõustamisel, kus oli kaasas minu hea kolleeg Tehnopolist Marko Russiver, kes on minu meelest üks geniaalsemaid Eesti disaini ja UX-i inimesi, me jõudsime sellesse kohta, et lihtsusta. Sul ei ole vaja kõiki neid funktsioone koheselt turule tuua. Tule ühega, mis annaks kõige rohkem väärtust kohe. Ja selle tulemusena praktiliselt 2 ööga sündis toode, mida täna kannatab täiesti müüa. Äge. Väga äge. Nii et põhimõtteliselt nüüd siis filmitegijana on tal olemas üks toode, mida ta saab siis müüa teistele filmitegijatele või? Jaa, täpselt nii. Väga lahe. Ja meil ongi nüüd nii kiiresti läinud see aeg, et on see 30 minutit hakkab kohe läbi saama, aga kuidas, Aleksander, sinaga ühendust saab või keda sa aitad või millistel juhtudel tasub sinu poole pöörduda? No, minu missioon on rohkem ettevõtjaid Eestisse. Ehk ma aitan kõiki neid inimesi, kes soovivad oma ettevõtte lansseerida ja on võib-olla ummikus mõningate küsimustega. Et mind saab leida nii Tehnopoli startup inkubaatorist, mind saab leida idahaabist, aga mind saab leida ka minu enda ettevõttelt AG Consult ja aleksander@kansen.ee on minu meiliaadress, väga lihtne. Väga tore, et sul olid nii head praktilised näited. Ma usun, et sina ka, kui sa tulid siia vaatama, siis sa saad korraks läbi mõelda oma ettevõtte, mis sa oled tegemas ja tõesti leida neid viise, kui ütleme ka rahavood ei vea välja, siis see ei tähenda seda, et sa pead oma ettevõtte uksed kinni panema, vaid võib-olla rääkima kellegiga, kasvõi Aleksandriga, kellegi teisega, mis aitaks sul natuke neid mõtteid liikuma saada, sest ettevõtjana me tihti jääme ka ummikusse omaenda üksinda oma mõtetega ja me ei näe neid teisi vaatenurkasid ja leida siis endale neid viise, kuidas need rahavood paremini välja mängiksid, et su ettevõte võiks nagu jõudsasti siis kasvada. Aitäh sulle, Aleksander, selle täna hommikuse tarkuse eest ja mõnusat päeva kõigile meie vaatajatele ja kuulajatele ja järgmine reede jälle. Ägedat päeva!